Täna hommikul teeme midagi, mida me pole enne teinud. Meil on uued poolid koos karjusenööridega ja me siis katsetame neid variante, kuidas nendega kõige parem käituda oleks. Tule, Tarmo! Teeme tunnelit siin lehmadele, lammastele. See on Jan, ta on Poolast, õpib meie talus taastavat põllumajandust. Teeme siia kohe ühe kopli ja siis toome lehmad-lambad siia uuele maale. Väiksed ronivad kivide peal juba. Need on siin ootavad. Nüüd kohe saame siit minna tunnelisse. Adaptiivset portion korjatamist oleme me teinud juba umbes 7 aastat. Et see meile midagi uut ei ole, aga lihtsalt nende poolidega on meie jaoks esimesed korrad, et siiamaani oleme teinud koplite ja koplite jaotuste ja siis võrkudega, siis lammastega, lambavõrkudega. Veiseid meil ei ole enne olnud, nüüd eelmisest sügisest saime esimesed, kevadel tulid teised ja see on meie esimene suvi korjatamaks veiseid ja lambaid koos. Ehk siis meile põnev õppimine, samuti ka Janile, kes tahab selliseid meetodeid oma tuleviku talus pidada. Tuleb siia tõmmata. Olemas. Papa, kuhu jäätis on papa? See jäätis. No, siin said. Jaa, valmis oleme. Et me kasutame 3 karjusetraati. Lehmadega saaks selle ülemisega hakkama ja lammastega tegelikult saaks 2, aga kuna meil on pisikesed talled, siis on see 3. ka praegu igaks juhuks siin. Ja Jan tõi ühe metallposti juurde, et me saaks siin lahendada selle osa siin natukene. Tõmbab kreeni nende plastpostidega siin. Lehmad! Natuke arglikult alguses, jah? Jah, natuke arglikult. Päris ei tea, kuhu me lähme. Uued kohad. Nii, minge teega järgi. Minge. See on tagavara. See on plaan B. See peab alati olema. Leiba ja alfalfa pelletit. Ja. Ja siin lähevad põõsad. Jan paneb vett meile. Meil on siin nüüd siuke treiler ka, millega me saame vett tuua. Sellest treilerist saab varsti ka vari loomadele. Ma olen praegu keevitusesse, siis tuleb postidest raam üles ja siis tuleb varjukatted, mis lähevad lahti. Et tekitada igale poole, kuhu iganes siis varju, kui ei ole puid. Sest et see on endiselt ka probleem, et kui loomadel ei ole varju, eriti kui nad on musta värvi, siis on neil halb olla. Ja kahjuks Priiale ei meeldi veel puud koplites. Aga loodetavasti on see ka varsti muutumises. Nii, me nüüd panime täna hommikul järgmise kopli siia püsti. Ja nüüd see, mis meil eile siin oli, see on nüüd juba põhimõtteliselt söödud. Nüüd me tõstame siit, laseme nad. Meil väravat hetkel pole vaja siia teha, aga me saame lihtsalt üles tõsta need postid ja lasta nad uude koplisse. See üks vana talukoht siin, mis on juba ära lagunenud. Aga loodus on endiselt ilus siin. Ja seal on üks poku, ehk siis mätastarn. Seda on hea praegu näidata, sest et homme seda enam ei ole. See muidugi taastub, aga lihtsalt, et on ilus kohev praegu. Nii, kas poku saab nüüd või?
Pooku hakkab saama kohe. Et jah, mätastarn meeldib lammastele igal juhul väga. Et seda ma olen ennega täheldanud, et nad lähevad suht hea meelega kohe siia. Praegu söövad angervakse. Üldiselt nad nii palju asju tulid bossama siia, jah? Ma ütlesin, et minu mätastarn. Minu. Njam. See on teistmoodi asi, seda igal pool ei ole. Aga jah, siin on angervaks, et seda nüüd ka üleliia palju ei söö, aga sügamise pärast. Selge. No jah. No teeme nii. Nüüd võtame need vana kopli, võtame maha siit praegu. See pool on väga hea pool. Iga ring, mida see käega teeb 3 ringi. Ehk siis saab rahuliku kiire tempoga saab jalutada ja samal ajal kerida. Et väga kasulik tööriist. Nii, Jan on asendunud Eveliniga. Evelin tuli täna hommikul mulle appi. Pani väiksema poisi meil magama ja me võtame seda koplit siin kokku. Jan oli meie juures 15 päeva. Nüüd läks tagasi koju. Ja me võtame selle nüüd üles. Selles koplis olid loomad nüüd 2 päeva, sest et mina olin ise korraks ära. Ja siin oli ruumi ka. Ja te tahate liikuda, ma tean. Ja tahate liikuda. Ja sisuliselt nii me teeme iga päev. Või siis üle päeva, sõltuvalt siis, kui kiiresti rohi kasvab ja kui suure ala peal nad on. Üldiselt me üritame väiksema ala peal olla 1 päeva. Aga mõnikord teeme ka 2-päevaseid. Ja praegu on rohi kasvab kähku, seega me liigume kähku. Kui keegi mõtleb, mis nendest pokkudest sai, siis pokkud on suhteliselt õnnetud praegu. Aga varsti on nad tagasi jälle oma täises hiilguses. Nii et siit koplist läksime minema. Naat jäi enamasti söömata, nagu näha siin. Aga ülejäänud on suht ilusasti madalaks niidetud. Hei Sofi. Hei. Tere Sofi. Et kui keegi mõtleb, et selline töö on päris intensiivne ja ajakulukas, siis mõnes mõttes on. Aga meil on see põhimõtteline. Ja siin ma olen ka kuulnud nagu paljude suurtalunike käest ja loomapidajate käest, et teil on mõned loomad ainult, et mis talupidamine see on. Aga iseenesest on see tegelikult täpselt sama töö. Et kas siin on 4 lehma ja 15 lammast või siin on 100 lehma. Mingit vahet ei ole. Töö on sama. Võib-olla kopli suurus veidi muutub, aga selles mõttes, kui seda ämpi vaadata ja mob grazing on ka siis sükene, mis väikse ala peal tehakse. Et siis võib selle sama ala peal tegelikult 100 lehmaga ka olla, lihtsalt siis tuleb kiiremini neid liigutada. Töö on iseenesest sama. Meie sellega raha ei tee. Miks me siis seda teeme? Me teeme seda selle jaoks, et loomad oleks õnnelikud ja terved. Ja me teeme seda sellepärast, et maa oleks terve, muld oleks terve ja mitmekesisus paraneks. Seega on see natuke suurem küsimus kui ainult lihtsalt loomapidamine. Meie pere saab ka selle käigus toidetud. Jaa, varsti. Mis see tegelane seal teeb nüüd siis? Mängib veega. Nagu ikka. Olete valmis, jah? Olete valmis? No, food's on the way, okay? We're on the way to the food. Sa leidsid traadiupi, väga tubli poiss. Koristame need vanad kohad siin ära. Nüüd siis